tere minu poolt ka. Tulin teie ette kohvriga. Tavaliselt minnakse suure kohvriga reisile. Minu sisu on see, mis lubab reisile minna. Aga selle kohvriga ei lähe. Ja lihtne on arvata, et siia sisse on midagi kogutud ja sellest kogumisest teavad väga vähesed, sest koolis ma olen ju hoopis midagi muud tegemas. Ja aastate jooksul olen ma siia kohvrisse kogunud münte. Nüüd tekib küsimus, kuidas saabki väikses kohvris olla nii vähe münte? Sest müntide arvukus maailmas, kus tahes ka Eestis on juba neid hästi palju, aga ometi on ainult üks väike kohver. Sai see asi alguse eelmisel sajandil, eelmise riigikorra ajal, kui mul õnnestus üliõpilasena teha esimene reis Bulgaariasse. Ja ikka tahab tuua sealt midagi mälestusest kaasa. Ja tookord ma otsustasin, et ma toon midagi niisugust, mis jääb mul alatiseks alles ja see oli käibemüntide siis kogu. Et kogusin reisi jooksul, siit sealt poodis käies, kõik käibel oled mündid. Ja see kogu on mul, ja see müntide kogu on mul praegu alles. Nüüd, aastad läksid. Kus ta siit edasi läheb? Nii. Siin on nüüd kuni tänase päeva seisuga ära toodud need momendid, mis meil on juhtunud ühiskonnas. 1. jaanuaril 2002 12 euro riiki otsustasid võtta käibele oma ühisraha. Peale selle tuli ka veel 4 kääbusriiki. 1. jaanuari seisuga sel aastal on euroala riike 20. Viimane oli Horvaatia. Järelikult müntide arvukus suurenes veel kohutavalt. 2008 leiti, et euromüntidel kaardi kuju on vale. Koera pea oli puudu. Tehti ka koera pea. Jälle kõik riigid muutsid oma münte. 2004. See on nüüd see õudusunenägu, kus kõik hakkasid münte korjama, sellepärast, et käibele võeti mälestusmündid. Igal euroala riigil oli õigus aasta jooksul lasta käibele kuni 2 mälestusmünti. Tänase päeva seisuga on neid üle 580. Ja vaat siit nüüd tuligi siis see esimene ja raske otsus. Ma olen neid otsuseid 2 korda teinud oma kogumise jooksul, et ei saa üle hüpata oma varjust ja kõik asju korjata ei saa. Pidin tegema valiku, mida ma müntidest kogun. Esimesena jäid kõrvale käibemündid. Ma ei ole oma neid kogusid, mis mul on alles ära müünud. Nad seisavad ja ootavad, kui midagi pihku jääb, panen aga juurde. Aga ma ei ole seadnud seda eesmärgiks omaette, et neid sinna koguda. Teine moment oli see, kui tulid meenemündid, mälestusmündid. Nende arvukus läks juba niivõrd suureks ühelt poolt ja teiselt poolt. Paljusid münte sa ei saa käibelt kätte, need tuleb tellida. Kääbusriikide müntide arvukus, partii arvukus on niivõrd väike, et osade müntide hinnad küündivad juba 4000 pluss euro juurde. Tähendab see eesmärk, et kogu oleks täiuslik, hakkas mul üle jõu käima. Üllatus, 5 aastat tagasi sattusin ühe Soome lehekülje peale, kus olid värvilised mündid. Mälestusmündid ja värvilised. Ja midagi pole öelda, ma armusin nendesse. Nii, uurides olukorda, siis avastasin nii mõndagi ja pidin tegema nüüd uue otsuse, sest et kui nüüd hakata edasi vaatama, siis need värvilised mündid on nagu väikesed maalid. Nad on huvitavalt disainitud. Värvilahendus annab ju juurde hästi palju niisuguseid selgitusi sellele, mida pildil on tahetud kujutada. Nii. Peale selle on ta ju hea kingitus. Miks kingitus?
aga sellepärast, et värvilisi münte ei saa kasutada käibel. Need on käibelt ära võetud mündid. Ja see, mis on käibelt ära võetud, seda sa võid teha. Ja ärimehed on taitlikud. Kohe kasutasid selle võimaluse ära ja nende müntide kogujate arv maailmas on küllaltki suur. Äri missugune. Ja nagu ma ennem ütlesin, et ma armusin just tänu sellele värvilahendusele, sellele, et nad on niivõrd ilusad, et siis võiks ju neid korjata. Uurisin asjaolusid ja olukorda. Ja mis selgus? Värviliste müntide kohta pole välja lastud ühtegi kataloogi. Kui palju neid värvitud on, kui palju neid tehtud on, keegi ei tea. Ja vaat siit tuli nüüd minu see kõige rangem ja karmim otsus, mis jõudis ka selle väikse kohvri juurde, et see oli umbes 5 aastat tagasi, et ma hakkan koguma ainult Eestiga seotud münte, hakkan uuematest pihta ja hakkan minema siis allapoole, nii palju kui jõudu ja jaksu on. Pluss kõik Eesti mälestusmüntide värvilised variandid ja käibemüntid. Võtsin selle otsuse vastu ja seda ma olen ka nüüd täitma hakanud. Kõigepealt tegin selgeks, kui palju on eestlastel neid mälestusmünte. Siin on nüüd 2011. aastal, kui Eesti astus Euroliitu, sellest ajast välja lastud Eestiga seonduvad mälestusmüntid. Esimesed 2 münti 2012-2015 ja nüüd ka hiljem 2022, mis on tulnud, need on Euroliidu ühised mündid. Tähendab, Euroopa Liidu kõik liikmesriigid võisid lasta välja ühise kujutusega mündi, kus on peal ainult riigi nimetus erinev. Eesti enda esimene münt oli 2016. Puhtalt eestlaste enda oma. Nii et 5 aastat hiljem, kui ta Euroliitu astus. Nüüd, ja siin selle lehe peal on ka nüüd selle aasta ootamist ilmuv münt, see on siis suitsupääsuke. Esimesed andmed ütlevad, et ta tuleb aasta teises pooles. Teise mündi kohta andmeid praegu ei ole, kas teda tuleb, ei tea, aga olukord on praegu selline. Oi, kus nüüd läks? Nüüd, värviliste müntide puhul, kui hakkasin asja uurima, siis ärimehed, ega nemad ju ei puhka, nad otsivad uusi lahendusi, nii et ikkagi ära meelitada need, kes neid münte koguvad ja ikka rohkem ja rohkem selle pealt raha teenida. Ja minu kogusse on ka sattunud niisuguseid erilise värvilahendusega münte. Esimene münt on siis selline, kus on selle mündi kujutis poole peale kleebitud mingi plastik. Ja plastikule on siis peale trükitud pilt. Mis on selle võtte eesmärk, ma ei tea, sest et vähe usutav, et selle plastiku all see sama kujutisega pilt on. See kindlasti on mingi odavam münt võetud ja sinna peale on siis kleebitud see soovitud äriobjekt. Nii, neid münte katsudes sa tunnetad ka, see plastik on niisugune natuke kleepuv. Aga mina ei ole seda veel laiali lõhkunud, ma ei tea, mis seda olnud. Paremal pool on nüüd siis üks uus lahendustest, et mündil olev kujutis on kaetud, need piirjooned on kaetud kullaga. 24-karaadine kuld ja sellega on siis need piirjooned tehtud. Ootan seda münti oma kogusse, ta on mul tulemas. Üks uus lahendus on, see vasakpoolne pilt on siis niisugused teatud nurga all seda münti vaadates, sa näed, et see pilt helendub. Nii et on neoonvärviga kaetud. Siis uus liigutus. Paremal pool on kulla ja hõbedaga kaetud mündid. Et nüüd tulevad ka need. Erilised mündid. Koroona tegi oma töö. Naljaandad panid 2 mündile olevale inimesele maski ette. Tavamünt on siin kõrval ja see, mis oli värviline lahendus, on seal paremal pool mündil.
Siis tehti iga riigi jaoks eraldi koroona ajal, kui meditsiinitöötajad tegutsesid, toetavat mediseeria. Ta ei ole küll 2 eurose peal tehtud, aga ta on mediseeria ja riigi selle kirjelduse poole peal on siis ka tekst vastava riigi keeles, kus teda müüdi. Erilised mündid, vaat nende tähtsusest ma ei saa aru. Märgi paned rinda, aga kuhu sa mündi paned? Siin on isikutega seotud münte, siin on kuulsused, siin on eriti populaarsed on jõulud, lihavõttepühad. Seal ääre peal on ka üks jõuludega, siin üleval lihavõtte. Brexiti märk. Kuhu sa selle paned või see münt? Ometi ma olen neid võtnud tänu sellele, et ühiskonnas on niisugused asjad toimunud. Ja viimane seeria, mis nüüd on tulemas, on käibemüntide, 2 euroste käibemüntide värvimine. Seda tuleb küll nii, et üks seeria. Nii et vasakul pool on nüüd vanemad, paremal pool on uued, seda seeriat ma praegu kogun lipuseeriat. Et kõike seda vaadata, siis pärast seda tundi on minu kogu siin minu selja taga vitriinis kõigile vaadata tänaste vahetundide jooksul. Aitäh kuulamast!